Ojula, Rahvaühtsuse erakonna esimees. Minu kõrval paneelis istuvad siis Georg Kirsberg, kes on tänaseks EKRE liige, kes on tuntud kui mitme raamatu autor ning kes on ka asutanud ühe MTÜ, mis kannab sellist rahvusvahelist nime International Stop Immigration. Järgnev panelist on tema kõrval Triin Raidmets, keda ka juba üsna hästi Eestis tuntakse, sest ta on viimase aasta jooksul osalenud väga paljudes immigratsioonivastastes meeleavaldustes, väljaastumistes ning ta on ka lisaks siis Rahvaühtsuse erakonna ringkonnajuht Pärnumaal. Ning just nimelt Sihtasutuse Euroopa Rahvusrinne nõukogu liige, kes just täna pidas oma koosolekut siin Mäos ning tema kõrval istub just nimelt selle sihtasutuse nõukogu esimees Marek Tohu, kes on ise põhikohaga küll ettevõtja, aga viimase aasta jooksul ka väga aktiivselt poliitikasse sulandunud. Kuna ta tegeleb ettevõtlusega Soomes üle lahe, siis ta on seda oma silmaga kõike näinud, mis on Soomega ühe aasta jooksul juhtunud ja millised potentsiaalsed ohud ka Eestit ähvardavad, kui Eesti peaks Soome teed minema. Meie debati ametlik pealkiri oli Eesti must tulevik. Immigratsioon must tulevik, aga tegelikult nii kaua, kui Eesti on Euroopa Liidu liige, me ei saa Eestit sellest eraldada ega kuidagi välja lõigata ja seetõttu tuleks vaadata tervet pilti, tuleks vaadata ja näha seda, mis tegelikult ohustab tervet Euroopat ja selle kaudu ka meid. Ja ma sissejuhatuseks siin debati juhina võib-olla siis teeksin lühikese kokkuvõtte ja tooksin välja need kaks asja, mis meie pea kohal hõljuvad, mis meid reaalselt ohustavad. Ma näen seda, et Euroopas on alanud islamiseerimise protsess ja see kindlasti jätkub ja süveneb. Ja see on seotud siis eeskätt Araabia maailmas sissevalguvate immigrantidega ning teine moment, mis Euroopat ohustab lisaks islamiseerimisele, on ikkagi olemuslik küsimus valge rassi säilimisest. Just nimelt selles valguses, kui palju on tänaseks tulnud Aafrikast immigrante ja kui palju neid on reaalselt Eestisse või ka laiemas plaanis mõistagi Euroopasse tulemas. Nüüd see islami invasioon on väga mugavalt ennast põgenike sildi varju seadnud ja täna on väga paljud Euroopa juhtpoliitikud, valitsuste juhid välja käinud ja tõdenud seda ministrite tasemel, et põgenike varjus on reaalselt tulnud Euroopasse islami võitlejaid, kui palju neid on, mitmeid tuhandeid neid on. Need arvud on väga erinevad ja võib-olla need arvud ei olegi täna tähtsad, kuid tähtis on see, et seda on tunnistatud kõrgel poliitilisel tasemel, et see on tänaseks Euroopas probleemiks saanud. Ning teine, siis just nimelt, et see invasioon, mis Aafrikast tuleb, mis võib-olla mõned arvud, mis seda demonstreerivad, et kui võib-olla esialgu võtab muigama, et mis sealt siis ikka tulevad, need mõned tuhanded iga päev paadiga tulevad üle Vahemere, kui lugeda need arvud kokku, siis selle esimese poolaasta jooksul on tulnud siis 230 000 inimest üle Aafrikast. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga oli see suurusjärk umbes sama, aga kui me mõtleme, et pool aastat on veel ees, siis 500 000 neegrit aastas Euroopasse ja niimoodi iga aasta järjest, siis see ei ole enam väga naljakas, vaid reaalselt hakkab ohustama põliseurooplaste mitte ainult julgeolekut, vaid üldse põliseurooplaste säilimist ja nende elu võimalikkust omaenda kodumaal, omaenda kultuuriruumis ja omaenda keskkonnas. Ning tänane Euroopa Liidu poliitika, muidugi ametlik poliitika Frontexi ehk siis Euroopa piiriagentuuri poliitika endiselt soosib seda invasiooni Aafrikast, sellele on pandud ilus nimi, see vastuvõtmise protsess, siis kannab nime Operatsioon Sofia
mida võib ka siis nimetada kutseks Euroopasse, mille raames siis neid sadu tuhandeid inimesi üle veetakse. Ja praktika on kujunenud välja siis niimoodi just sealt Aafrika poolt tulijate vastuvõtmiseks, et umbes 25 miili kauguselt korjatakse nad Liibüa ranniku juures peale, tuuakse Itaaliasse ja see Sitsiilia arv, see 20 000 aafriklast Sitsiiliasse on selle esimese poolaasta number. Ning nad põhiliselt siis, kus nad sealt tulevad, on Nigeeriast, Eritreast, Sudaanist, Somaalist ja Etioopiast. Nii, ja nüüd veel, mis praegu ütles Prantsuse kaitseminister selle aasta märtsis välja Jean-Yves Le Drian, et 800 000 siis aafriklast ootavad endiselt Liibüas Euroopasse ületulekut sellel aastal, see märtsi arv. Nii et osa on juba sellest nüüd üle tulnud, kui võtta arvesse see poolaasta number, mis ma tõin välja, ja need 800 000 tegelikult see kõigub, et erinevates väljaannetes, mida ma olen jälginud, on see number ka erinev, mõnes väljaandes on see number ka üle miljoni olnud. Ning prantslaste analüüsi kohaselt just, kes nagu Prantsusmaale soovivad siis põhiliselt pääseda, tulevad eeskätt mõistagi frankofiilsetest riikidest nagu Cameron, Mali ja Elevandiluurannik. Ning juba juttu oli sellest, et islami invasioon on siis see teine Euroopat ohustav probleem. Ma ei hakka siin sellel rohkem peatuma, sest selle kohta on nii palju meil kõigil informatsiooni viimaste sündmuste valguses, alustades siis terrorismiaktidest, lõpetades Euroopa Liidu Türgi lepinguga. Et seda me saame siin tänases debatis kõike kommenteerida või selle kohta võiks üldse öelda, selle islami invasiooni kohta võiks öelda, nagu üks Euroopa telekanal kavatseb või suvatseb sageli kaadrites näidata no comments. Ning meie oleme siin täna tulnud debatti selleks, et siis esitada see küsimus siin Paide arvamusfestivalil, mida siis teha, et ära hoida seda islami invasiooni ikkagi, et see ei tuleks üle Eesti piiride ja mida hoida ära, et põliseestlastel, põliseeurooplastel oleks turvaline ja hea elada oma kultuurikeskkonnas, et Eesti ei muutuks multikultiks sellisel kombel, nagu ta on paljudes vanades Euroopa riikides juhtunud, mis tegelikult hakkab oluliselt segama põliseurooplaste elu, olu ja turvalisust. Kuidas päästa Eesti? Nii, ja esimesena võib-olla tavaliselt alati ikkagi antakse naistele debattides esimesena sõna Triin, kes on ka nüüd mitte ainult ühe aasta siin aktiivselt seisnud Eesti jäämise eest puhtaks riigiks, ta on ka palju Euroopas ringi rännanud ja võib-olla alustamegi ehk sinu kogemusest, sinu vaatest nendele tõstatatud teemadele ja võib-olla sa tahad ka pakkuda meile lahendusi, et mida siis teha, et Eesti oleks ka 10 aasta pärast enam-vähem selline, nagu ta täna on oma rahvastiku koosseisu. Tere siis kõigile, mina olen Triin Kaidmets ja võib-olla siit jutu jätkuks just räägikski sellest, et mul on jah elus selles mõttes olnud nagu tore, et ma olen saanud väga palju reisida ja kõik see, mida ma olen näinud mitte ainult Euroopas, vaid Aasias ja igal pool muus maailmas, see on see asi, et okei, ma käin seal ära, ma vaatan, ma austan sealset kultuuri ja tavasid, aga üks on kindel, oma koju ma seda ei taha. See on väga kindel. Ja ma mõtlesin, kui mulle see ettepanek tehti siin debatil osaleda, et mida ma siis selle aasta jooksul siis olen näinud ja mida ma olen siis õppinud ja mida mul siis nagu öelda on, siis ma alustaks kõigepealt ühest Eesti inimesest, kes töötab Taani pagulaslaagris. Ta on seal töötanud tänaseks 19 aastat. See on päris pikk aega. Ja eelmine aasta, kui ma sattusin kuidagi niimoodi telekanalite ja ajalehtede valgusesse, siis Pärnu inimene, kui sünnib Pärnu inimene, juhtus seda nägema ja ta oli tol hetkel Eestis ja ta võttis muga väga kiirelt ühendust.
ja me saime kokku ja ta rääkis mulle kõigest, sest ta on 19 aastat iga päev seda näinud, mis toimub ühes pagulaslaagris. Ja tal oli üks sõnum, mis on minul kuklas täna ja see ei kao sealt mitte kuhugile. Et Eestil on ainult üks võimalus ära hoida see, mis toimub Euroopas. 0. Sel hetkel, kui te avate selle ukse, seda kinni panna on pea võimatu. Ta võiks ju olla väga see inimene, kes ütleb, et kuulge inimesed tuleb aidata, võtame kõik vastu, võtke teie ka, näed, me oleme siin Taanis juba võtnud 500 000 vastu, mis teil nüüd ära ei ole see. Aga ta süda valub. Sest ta käib oma kodus Eestis üsna tihti ja see, mida ta näeb seal, ei ole ilus. Ta ütles veel seda, et see süsteem ei ole mitte enam kokku kukkumas, vaid see on juba kokku kukkunud. See on aja küsimus, kus mitte keegi ei kontrolli enam seda olukorda. Kes on veel parem ütleja mulle, minule, Triinule? 0. Ma ei tea ühtegi paremat inimest, sest tal on meeletu kogemus nende inimestega. Teine asi, mis mind võib-olla nagu kõigutas, heas mõttes kõigutas, et kui ma eelmine aasta hakkasin Rahvaühtsuse erakonna allkirja koguma immigratsioonile, siis oli mul üks oma lähedane inimene, kes vaatas mu peale viltu, ütles, et oi Triin, no ma ei tea, no kuidas sa saad olla selline, no mis nad sulle teinud on, no miks sa teed seda? Aga see muutus. Ja see muutus läbi tema enda kogemuse. Ta käis see aasta aprillikuus Marseilles. Teda oli hoiatatud, et ära jää pimedas linna peale ringi käima. Ära jää. See on väga ohtlik. Aga juhtus nii, et ta jäi. Ja sel hetkel, kui ta oli jõudnud oma autosse elus ja tervena, imekiirelt oma pundiga joostes, ta ütles ainult ühe lause. Me pääsesime praegu põrgu katlist. Ja siis ma taipasin seda, et kurjam küll kahju on sellest, et inimesed õpivadki ainult oma kogemustest. Inimese teadvus ei muutu ennem, kui ta on saanud kogemuse. Ja minu küsimus on see, kas me oleme tõesti nii vannetud, ükskõiksed, et me peame selle kogemuse saama siin oma kodus. Kas te tahate seda kogemust siin oma kodus? Nii, läheme siis edasi, kuna teema läks juba sinna julgeoleku poole peale, siis Georg, kes on ise väga palju maailmas ringi käinud, ma saan aru ka relvaga, kaitsnud rahvusvahelist laevaliiklust, ta on näinud seda maailma, ta on näinud ka seda julgeolekut ohustavat poolt, et kuidas sina nagu kommenteeriksid, et mida Eesti peaks tegema, kas ta saaks midagi teha teisiti, midagi välja käia Euroopa poole peale teisiti, kui me seni oleme teinud, vastates umbes ainult, et yes, madame. Et kuidas kaitsta ikkagi eestimaalasi just nimelt selle võimaliku kogemuse eest, millest praegu Triin rääkis? Jah, ma vastan sellele küsimusele kohe konkreetselt. Enne ma paari sõnaga veel kommenteeriksin neid numbrid, mis sa esile tõid. Sa rääkisid eelmine aasta 230 000 ja selle aasta alguses 210 000 ja ma nüüd üritaksin teile kõigepealt anda ette konkreetsemad numbrid, kui palju neid juba kokku siia on tulnud. Nende moslemite sissevool Euroopas algas 1960. 1992. aastaks oli tollases Euroopa Liidus, mis oli siis ainult Lääne-Euroopa, 12 miljonit illegaali. Neist valdav enamus moslemid.
need olid illegaalid, kui paljud neist olid saanud juba elamisloa ja kodakondsuse, keegi ei tea. Ühesõnaga juba tol korral oli neil kõvasti üle 15 miljoni juba kokku, tänaseks on neid juba üle 20 miljoni. Aga jah, nagu ma ütlesin, et kes on illegaal ja kes mitte, on täna juba väga raske aru saada, kuna väga paljudele antakse meie lahke vasake riigi poolt kohe kas kodakondsus või elamisluba. Et ühesõnaga see moslemite number on juba üle 20 miljoni tänases Euroopa Liidus nii. Ja nüüd konkreetne vastus küsimusele, et mida teisiti teha. Teisiti teha on väga lihtne, tuleb tühistada asüüliseadused, tuleb tühistada Genfi konventsiooni vastavad osad, mis sunnivad meid andma kõikidele asüüli, ning tuleb muuta ka kodakondsusseadust, et mitte kellelegi anda enam Euroopa Liidu riigis kodakondsust ega elamisluba. Kui kõiki, kes siia saabuvad, koheldakse illegaalidena, ei anta dokumente, ei anta neile sotsiaaltoetusi, mis on suurem kui Eesti keskmine palk, siis see parasiitide sissevool lõpeks siia ära. Sest parasiit läheb sinna, kus tal on vaata paremat raha ja eriti hea on, kui seda raha saab päris tasuta tööl käima ei pea. Ma toon teile väga hea näite, milline peab olema ühe riigi immigratsioonipoliitika ja see riigi juhtumisi on Islamiriik ise. Maailma kõige progressiivsema immigratsiooniga riik on Araabia Ühendemiraadid. Selle riigi etniline koosseis hetkel näeb välja selline, et riigi elanikkonnast 80%, kuulsite õieti, 80% ei ole araablased, vaid on gastarbeiterid, ajutised külalised, kes elavad seal riigis, neist mitte kellelgi ei ole Ühendemiraatide kodakondsus. Riiki julgivad endiselt 20% põliselanikke ja neil ei ole mitte mingit probleemi immigratsiooniga, neil ei ole mitte ühtegi terroristi. Mõelge, kas pole mitte kummaline. Totaalses islamiriigis ei ole mitte ühtegi terroristi. Euroopast, millel pole islamiga mitte mingit pistmist, on juba terroristide hordid ja ka parasiitide hordid. Ühesõnaga, seda probleemi on väga lihtne lahendada normaalse kodakondsus- ja immigratsioonipoliitikaga. Võtkem eeskujuks Araabia Ühendemiraadid, samamoodi ka Katar ja Kuveit. Sihtasutus Euroopa Rahvusrinne sai loodud eelmise aasta juuli lõpus just ühe eesmärgiga, et survestada meie valitsust, kes eelmise aasta kevadel väga meelsalt teatas avatud uste poliitikast ka Eesti puhul. Mäletatavasti siin eelmise aasta kevadel räägiti isegi 1000 pagulasse vabatahtlikust vastuvõtmisest ja selleks, et hoida ära taolist Eesti jaoks juba selles mõttes massilist immigratsiooni, sai see sihtasutus loodud. Marek Tohu on seda sihtasutust aasta otsa juhtinud ja ma hea meelega küsiksingi nüüd sinult, et kuidas sa näed seda sihtasutuse rolli, ta on MTÜ, mis on tema roll täna Eesti ühiskonnas, et ka kaitsta eestlasi, eestimaalasi ja hoida meie kultuuri, meie kultuurikeskkonda ja meie väärtusi? Enne kui ma selle rolli juurde tulen, et siis ma võib-olla põgusalt puudutaks seda, mis nagu sissejuhatuses ütles, et kuna ma päris palju igapäevaelus liigun Soome vahet, siis on tegemist just nimelt nende parasiitidega, nagu Georg nimetas ja Triin võib-olla räägib liiga malbelt nagu naisele kombeks, aga minu meelest sellises olukorras ei saa nagu olla malbe. Et see on nagu üks asi, et mis nagu meelitab neid parasiite, ongi heaolu ühiskond. Et mis siis nagu teha, et sihtasutus Euroopa Rahvusrinne ütleb oma nagu põhiplatvormis seda, et meie asi on teha teavitustööd. Teavitustööd paraku täna peetakse vihakõneks, inimeste üles ässitamiseks ja ma ei tea milleks veel, aga tegelikkuses keegi peab ju seda tegema, kui meedias mitte mingisugust informatsiooni inimesteni sellest ei jõua, mis tegelikult toimub Euroopa Liidus. Et seetõttu ongi olemas sihtasutus Euroopa Rahvusrinne, kes sügisel korraldas erinevaid meeleavaldusi selleks, et seda informatsiooni viia inimesteni. Kõik tembeldati täiesti valitsuse poolt rassistideks, natsideks ja ma ei tea, kelleks veel iganes. Et aga konkreetsemas ja otsesemas võtmes on selle sihtasutuse otsene eesmärk teha inimeste hulgas teavitustööd. Meie ei hakka kedagi pöörama kuskile mingisse usku ega mitte midagi, see on iga inimese enda vaba valik ja enda otsus, mis meelt tema on, kas ta on tolerant või ta ei ole või on ta rassist, on ju, ükskõik. Aga meie asi on teha teavitustööd ja me üritame seda teha nii hästi kui võimalik.
nii, kas vahepeal on publiku hulgas tekkinud küsimusi ja arvamusi, palun sealt tutvustage ennast ka, palun. Urmas Espenberg, EKRE. Täienduseks Kirstergile, et Araabia Ühendemiraadid on kodakondsuse andnud 3 inimesele oma kogu eksistentsi jooksul ja 3. neist oli Lobanovski, see oli jalgpallitreener. See oli igavene arutelu 3 aastat, kas anda talle või mitte. See kauem ei olnud. See oli jah, väga hea eeskuju. Kas see arutelu pikemalt ei käinud? Isegi vist pikemalt. Siin on veel üks arvamus. Kui üks rahvas oma iseseisvus riigis ole võimeline endale normaalset elu looma, siis ei ole ta võimeline ka mitte kuskil mujal. Noh, meil on siin näited olemas sellistest. Nii, Georg, ole hea. Jah, et see nüüd üks punkt, mis esile toodi, et tõepoolest see on see, millest tänapäeval ei tohi rääkida, siis öeldakse, et sa oled Hitlerjugendi elustaja ja nats ja nii edasi. Aga tõepoolest jah, et miks nendel teatud rahvastel, eriti moslemitel omas riigis on see elu nii läinud, nagu ta on, see on puhtalt nende religiooni, kultuurse kuuluvuse ja mentaliteedi tõttu. Siin ei ole mitte ühtegi muud põhjust. Minge suvalisse islamiriigi, Egiptusse, Saudi Araabiasse, olen seal palju käinud. Vaadake neid inimesi, kuidas nad räägivad, kuidas nad suhtuvad, mis on nende haridustase. See on mitte progressiivne kultuur, kui väljendada ennast viisakalt. Islam on kollektiivne kultuur, kus üksik indiviidi ei eksisteeri, lähtuvalt sellest, et nad panevad rõhku ka haridusele. Nad tahavad ainult kummardada enda Quraani ja levitada enda tagurlikku maailmapilti, mis on ka nende etniliste konfliktide põhjuseks. Ja nemad ise on süüdi selles, et nad on sellised ja selles, et nad neid konflikte tekitavad. Meie selle eest vastutust ei kanna, seega pole meil ka mitte mingisugust moraalset kohustust neid enda raha eest toita. Võime julgelt enda piirid kinni panna ja kõik. No see on üks teema, piiride kinnipanek, mida ainult mitte Eestis, vaid väga paljudes Euroopa riikides on arutatud, just nimelt ka uued poliitilised jõud, võtame kas või alates Saksamaast, lõpetades ütleme, parem konservatiivsete jõudude hulga ja jõu kasvuga Hollandis, Prantsusmaal, siis see on üks konkreetne ettepanek, millega on välja tuldud, on tugevam kontroll piiridel ja piirid kinni, aga täna ma ütleksin nii, et Eesti puhul on võib-olla see veel kuidagi mõeldav ja võimalik, sest täna Eestis ei ole meil sellist survet võrreldes näiteks Prantsusmaa, Itaalia või Kreekaga, kus on tegelikult juba füüsiliselt väga raske neid piire sulgeda ja ka täna ei ole Euroopa Liidus hetkel veel piisavalt selliseid poliitilisi jõude võimul, kes seda julgeksid ja suudaksid teha. Aga mida aeg edasi, mida aeg edasi läheb, seda tõenäolisem on see, et järjest eesseisvatel valimistel nii Hollandis, Prantsusmaal, Saksamaal, isegi Soomes tulevad võimule järjest radikaalsemad jõud ja see konflikti oht tegelikult kasvab aina suuremaks ja see konflikt just nimelt sisserändajate ja põlisrahvaste vahel kasvab väga suureks, kui seda õigel ajal ei peatata ja kui neid piire kinni ei panda. Et me oleme siin eelmise aasta jooksul kogunud koos rahvaga 19 000 allkirja Rahvaühtsuse erakonna poolt, EKRE on kogunud 40 000 allkirja, mis on tegelikult kokku 60 000 allkirja Eesti kohta, väikese Eesti kohta ja see on väga tõsine sõnum tegelikult valitsusele, see 60 000 inimest ei ole naljaasi. Ja üks ettepanek näiteks ka selle 60 000 allkirja taga on just nimelt taastada Eestis selgem piirikontroll, taastada Eestis relvastatud piirivalve selleks, et hoida ära soovimatu immigratsioon ehk siis otse öeldes invasioon. Ja mulle väga meeldis just nimelt see arvamus, et kui nad juba siin sees on, nagu näiteks Taanis või kuskil mujal, siis on hilja ja siis on hakata hilja otsima neid, kes vastutavad selle asja eest, et miks nii juhtus, miks aastal 2015, miks aastal 2016 ei võetud Eestis samme selleks, et Eestit kaitsta, aga seal on üks kommentaar, ma näen. Eesti Vabaduspartei siin on ühesõnaga 2
eraldi asju, mida vaadatakse koos. Esimene asi on see, et kaitseme piire, katsume seda üleval hoida. Ja teine asi on riigi enda poliitika, et oleks aktiivselt rahvast ühesõnaga aktiviseeriv, kooshoidev poliitika, et eestlased oleksid Eestis ja suudaksid seda niimoodi hallata, et siin ei oleks kohta sisse tulnud. Aga pigem Eesti on nüüd välja voolanud, sest majanduslikud tingimused, ütleme, maa vaesumine nii edasi. See on selleks põhjuseks. Mul on kogemus. Ma olin sel aastal on käidi Ungaris, Austrias ja mis ma näen? Rahvas hoiab kokku, on väga töökas ja ühesõnaga on kokkuhoidev rahvas, aga meil seda kahjuks praegu enam ei. Veel üks asi, ütleme võib-olla see kõlab niimoodi väga šovinistlikult. Kui Eesti naised sünnitaksid sama palju kui islami naised, siis ei oleks islamit siin kohta. Oleks küll. Kindlasti oleks. Nad pressivad igale poole sisse ennast. Ega see ei loe, kui me rohkem sünnitama hakkame. No, kui on meil kõik kohad täis. No samas vaadata Hollandi, Belgia näite puhul, kus on rahvastiku tihedus 1 ruutkilomeetri kohta, ma mõtlen põliselanikke, tunduvalt kordades suurem kui Eestis, eks ole. Ja kui palju on neid immigrante, siis paistab, et see, ütleme, rahvaarv. Kas nüüd konkreetselt ühel inimesel on 2 last või on 6 last või 8 last, ütleme, teatud rahvaarvu teatud maakerale maalapil ära majutada, eks ole. Vaatame näiteks Bangladeshi näidet, noh, need mahub päris hulga kuhugi ära. Asi pole sellest, kui võrreda nüüd, ütleme, või Holland-Belgia, eks ole. Et kas see 15 miljonit põliselanikku kuskil Hollandis on nüüd, ütleme, seal teatud arv naiste arv või kahekordselt naiste arv, ega moslemi tulekult see nagu ei päästa. Muidugi seal on ka koloniaal-imperiaalsus põhjus. Võtame asja väga konkreetselt. Asi pole sellest, kui palju siin riigis elanikke on. Asi on sellest, mis on et majanduslik heaolu. Et meil võib olla siin Eestis 10 miljonit inimest, kui siinne elatustase on kõrgem kui Saudi Araabias või Iraanis, ta tuleb siia igal juhul. Vabandust, las ma tõlgin nüüd seda mõtet, et see tihedus võib muidugi suureneda, aga nüüd see kooshoidmise mõte on nüüd nagu see, et mina olen selle sõnastanud enda jaoks nii, et meil on just nagu üks reetmise, põlistamise ajalugu. Et see on nüüd nagu see, et enesetunde, väärikuse, kultuur ja niisugused mõisted nagu aktualiseerida ja mõtestada ka see, et kui me peaksime peeglisse vaatama ja küsima, et kuidas me selgitaksime ja põhjendaksime, et see nii on kujunenud, et meil on reetmise, põlistamise ajalugu, et seda läbi siis jõuda nende teemade avamiseni, mida siin härrasmees tõstatas. Nüüd on järgmine panelist Marek vahepeal. Ma tahtsin nagu selle väljarände kompenseerimise kohta öelda, et täna on ju see küsimus, et väga palju ongi mindud seda vabandusteed, et kõik lähevad ära, et meil on siia kedagi vaja, meil on töökäsi vaja ja maksumaksjaid vaja, aga on absurdne mõelda, et see selle kompenseerib. Selles mõttes ongi see rahvaühtsus on nagu puudu ja joostaksegi minema ja mitte joosta sellepärast minema, et ma ei oska midagi teha, vaid et siin ei saa mitte midagi teha. Et see on nagu hoopis teine teema, see on juba seotud majandusega ja selge suurus on see, et mida parem on meie majandus, seda rohkem nad siia tikuvad, see on ühest küljest, aga selleks, et neid eemal hoida, ei pea Eesti majandust ju põhja vedama. On suht loogiline. Ja kui on ikkagi iseseisev riik, siis iseseisva riigi esimene tunnusmärk on see, et tal on oma piirid ja oma territoorium. Kuidas neid kontrollitakse, kuidas neid seadusi tehakse, see on juba iga riigi enda asi. See, kas kuulutakse kuskile majandusliitu, Euroopa Liitu, see on jällegi absoluutselt teine teema. Nii palju tahtsin. Georg, sa tahtsid kommenteerida veel lisaks? Ei, ma tahtsin talle vastata, aga pole mõtet, lähme edasi. Aga seal tagant pingist veel, võib-olla te tutvustaksite ka ennast ikkagi, et igaüks, kes püsti tõuseb, Rein Koht, Eesti Vabaduspartei põllumeeste. Aga selle juurde veel, see on rahvuslik kokkuhoidmine. See puudub. See puudub, see külas hoitakse kokku. See rahvastiku tihedus ei ole siis tähtis, sest sinna sellesse kehadesse ei saa niimoodi vabalt sisse tuua. Keeruline on jah, et aga võtame näiteks, paneme kõrvale Põhjamaa riigid.
soomlased on väga kokkuhoidev rahvas. Kuidas me siis nagu selgitame seda, et kuidas Soome neid nii palju läinud on? Soome on väga keeruline minna mujalt Euroopa riigist, et nemad hakkaksid sind oma inimesena võtma. Just nimelt. Samas ka Soomes on ikkagi rahvas, põlisrahvas väga selgelt tõusnud veel ühtsemaks võib-olla vaimselt just nimelt enesekaitseks välja ja lähiajal on ka Soomes taaskord tulemas suured meeleavaldused Helsingi eeslinnades, idakeskuses, sest see olukord on muutunud seal väljakannatamatuks ja no ma tõesti soovitaksin ka Eestis kõigile käia seal ja vaadata, mis seal demonstratsioonidel toimub, mis on tegelikult juhtunud Soomega, et me elame siin oma Eestis teatud suletud meediaruumis, meil on meedias tekkinud selline teatud finlandiseerimise sündroom, et enese nagu paneme iseendal meedias suud lukku, me tegelikult ei räägi ja ei näita seda pilti, mis tegelikult toimub siinsamas 80 kilomeetrit meil üle lahe ja Eesti inimesi teatud mõttes hoitakse meedias, massimeedias, peavoolumeedias väga piiratud informatsiooniruumis ja ka see on teema, mida tegelikult siin otsides lahendusi, eks ole, et kuidas kaitsta Eestit, kuidas hoida ära Eestisse seda massiimmigratsiooni, kuidas rahvast teavitada, kuidas rahvast koondada selle vastu, siis selleks on kindlalt tänasega võrreldes vaja rohkem ausat ja selget informatsiooni. Et ma küsingi Triinu käest ka, et kuidas sina kõrvaltvaatajana, ütleme mitte igapäevases tipp-poliitikas olijana, kuidas sa kodanikuna, kuidas sa inimesena näed seda, mis sulle meedias räägitakse, raadios, televisioonis, kuidas sa seda hindad? No minuga on see lugu, et ma otsin tegelikult infot üldse mujalt, on ju, ja olen liitunud siin erinevate Euroopas islami vastu võitlevate kogukondadega ja saan ikkagi rohkem sealt informatsiooni. Et see, mis siin meil kodus nagu edasi antakse, natukene võib-olla isegi on hakanud tulema rohkem kui eelmine aasta, aga see on ikkagi kuhugi poole nagu kellegile kasulik ja ma ei saa sealt seda, aga ma saan oma infot ja siis ma tahangi nagu öelda just seda, et räägitakse ju sellest, et me võtame ju 550 inimest, mis te ei näegi ju neid siin Eestis, te ei pruugi neid kunagi näha. Siis mul on alati võlksab see mõte pähe, et jaa, aga 91. aastal toodi Soome 44 esimest somaallast. See on üks põlvkond. Minu tütar sündis 91. aastal, ta on saanud täna täiskasvanud naiseks. See on üks põlvkond ja mitte kellegi ei ole õrna aimu. Palju on Soomes ainult somaallast. Aga toodi 44. Ma kohe, Georg, annan sulle sõna, aga miks ma selle meedia teema tõstatasin, et just siin pool tundi enne meie debati algust teatas mind TV3 ja ennem kui ta minuga hakkas intervjuud tegema, ajakirjanik andis mulle selle küsimuse nagu suuliselt pool sosinal ette, et ma kommenteeriksin seda, et mida arvata rahvaarvu kasvatamisest ka Eestimaal läbi immigratsiooni sarnaselt nagu Saksamaa teeb. Ja kui ta muga intervjuud tegi, siis ta enam ei julgenud mulle seda küsimust niimoodi esitada, et kuidas siis suhtuda sellesse, et Saksamaale tuuakse araablasi või neegreid sisse, et selle kaudu siis pensionisüsteemi tugevdada ja rahvaarvu kasvatada. Et seda ma tahangi öelda, et Eesti meedias on enesetsensuur võtnud finlandiseerimise mõõtmed ja kui me ei julge rääkida asjadest nii, nagu nad on, sõnastada asju õigete nimedega, siis ja samal ajal, eks ole, rahvast rahustades läbi massimeedia salaja seda avatud uste poliitikat süvendades, nagu nüüdki, eks ole, Kundasse toodi perekond sisse ilma, et isegi kohalikku omavalitsust oleks informeeritud, et see kõik käib nagu kuskilt tagaukse kaudu ja nüüd on küsimus selles, eks ole, et mida ikkagi peab rahvas tegema, kas me oleme sellega nõus või mitte, või kaua me laseme sellel asjal edasi areneda ja veel kord, et kui kätt vahele ei panda, kui midagi ette ei võeta, siis ühel hetkel on lihtsalt hilja, kui nad on siin sees, neid enam välja ei saa ja veel kord, siis on hilja otsida süüdlasi, aga Georg, ole hea.
mida peab rahvas tegema, ma kohe ütlen, aga enne kommenteerime veel seda meedia asja. Et noh, et see on muidugi tõsi, et meie meedia vahepeal väheke, et manipuleerib ja suunab ja üht-teist varjab, aga tegelikult siiski ikkagi väga palju neid moslemitega seotud probleeme ja kuritegusid ikkagi tuuakse ju rahvani, on ju. Kui Saksamaal keegi kirve või mašeetaga tänaval inimesi raiub, see kõik on olemas meie meedias, on ju. Aga vaata asja juures see ongi huvitav, et me elame, et keskmine kodanik elab tänasel päeval kahes paralleelses reaalsuses. Et see kognitiivne dissonants, see on tunnetuslik ebaküla kahe sündmuse vahel on kasvanud juba nagu üllatavalt suureks. Ja see, mida ma silmas pean, et kaks reaalsust, et inimene loeb pidevalt, et moslem jälle tapab, vägistab, rööb, parasiteerib ja siis ta näeb enda tipp-poliitikut, mingit Rõivast või Merkelit, kes ütleb vulti toob meile suurt kasu. Ja see ongi nagu imelik, et see on nagu inimeste selline vaimne probleem ja vaimne kolonisatsioon, et kuigi nad samal ajal näevad, mida moslemid tegelikult teevad, nad ikka valivad seda, kes ütleb, et see on meile majanduslikult kasulik, neid on vaja veel juurde tuua. Ehk siis me jõuamegi selleni, et mida inimene tegema peab, ta väga lihtsalt, ta peab üle saama enda vaimsest kolonisatsioonist ja hakkama hääletama nende niinimetatud natside poolt, on ju. Kõik need ekrelased, Le Penid ja Wildersid, on ju, kes meil siin on, keda kogu aeg maha tambitakse, et natsid, et noh, inimene peab hakkama aru saama, et need pole mitte natsid, vaid täitsa normaalsed inimesed, on ju. Ja noh, see ongi see, et nagu see ühiskonna mentaalne retardeerumine on nii suur olnud, et inimene ei saa nagu noh, ei julge isegi mitte salajastel valimistel valida enda riigi ees seisva poliitiku poolt. Ja sellest tuleb üle saada. Marek. Et meedia poole pealt mina arvan isiklikult seda, et okei, et näidatakse neid üksikuid juhtumeid ja asju, aga küsimus on ikkagi emotsionaalses. Et kuidas inimene missugusele tasandile ennast selles emotsioonis nüüd asetab, kas ta nagu on salliv või mis iganes, keegi ei julge selles mõttes nagu vastulauset öelda, et siis ta oleks justkui kõiki ülejäänud maailma vihkamine. Ja nüüd ongi, tuuakse ükshaaval välja siis meedias, et näed, üks mees käis seal kuskil, on ju, aga me keegi ei vaata täna kõrvaluudiseid valikuliselt, et võib-olla sinna tuuakse juurde, et vaat üks moslem käis matšetaga, lõikus ära 10 inimest, aga järgmised 2 uudist on see, et sakslased ise tegid midagi. Ehk siis need hoitakse tasakaalus niimoodi väljas, et inimestel jääks selline psühholoogiline mulje, et just nimelt need üksikud halvad juhtumid on välja toodud ja et jääks kehtima ikkagi see tunne inimese kahe kõrva vahele, et kõik nad ei ole ju pahad ja mõned üksikud on ja siis kui nad on pahad, siis nad võetakse ju kinni ja nii edasi ja pagulane on pagulane, teda tuleb aidata ja ei, immigratsiooniga siin ei ole mingit pistmist, tuuakse ju ainult 5 peret või mis iganes, et see on tegelikult, nad ei saa seda täielikult meedias välistada, nad peavad neid üksikuid situatsioone just nimelt välja tooma selleks, et kujundadagi see arvamus, et nad kõik ei ole halvad, aga need üksikud, kes on halvad, need me saame ju kätte. Triina, ole hea. Noh, selles mõttes, et need võib-olla küll on numbrid ainult, aga aastal 2013 toimus maailmas peaaegu 10 000 terroriakti, äkki see oli 9700, millest 54% korraldasid sunniidid, 24% šiiidid ja siis natukene oli seal mingeid muid jubinaid veel. Pagulased ei korraldanud ühtegi. Aga üle 90% olid need kõik moslemid, üle 9000 terroriakti. Et noh, siin ei ole nagu ju mitte midagi rääkida, et noh. No selle kohta on juba selline kõnekäänd, et kõik moslemid ei ole terroristid, aga kõik terroristid on moslemid. Et noh, see on selline juba käibetõde, ütleme, mis vanas Euroopas on ka läbi kogemuse inimesteni jõudnud, aga võib-olla on nüüd saalis ka veel tekkinud mõtteid just selle meedia poole pealt või mõne teise nurga alt, et ole hea, palun. Priit Kuld, Rahvaõiguse Erakond. Mul on selline tähelepanek olnud, et Delfi telk on siin kõrval, võib pärast minna küsima nende käest, et kui hommikul teha internet lahti ja keegi on kuskil kedagi ära lõikunud, siis esimene pealkiri on taoline, esimene sisu, et selle teo tegi siis kas Prantsuse kodanik või Saksa kodanik, kes oli psüühiliselt haige. Ja siis läheb lõunapaiku, tuleb ikkagi siis selline uudis juba välja, et on ikkagi moslemi päritolu.
ja õhtul tuleb, et ISIS võttis vastutuse. ja täpselt need uudised käivadki sedasi, et ilmselt meie ajakirjandus ei julge nagu võtta vastutust, et avaldada esimesena see uudis õigel kujul. Et kõik ootavad mingi ülemuse luba või nõusolekut. Neil on juhendid, kuidas uudiseid kajastada. Et see ongi ja see on päris täpselt, kui Kalle Palling käis mööda meediakanaleid kunagi siin, mul oli väga hästi meeles, kõik televisioonid ta käis läbi ja õpetas, kuidas siis, mida tohib rääkida ja mida ei tohi. Et see ongi nii. Selle kohta on juba aastaid tagasi ju tulnud ajakirjanikele ju täpne juhend, kuidas tuleb ju käituda. Kuskil see ringles ka avalikus sotsiaalmeedias, mida tohib teha, mida ei tohi teha, kuidas tuleb suhtuda ja mis järjekorras kõik asjad käivad. See esialgne info, eks ole, et tegemist võis olla hullumeelsega ja mitte moslemiga nii ja naa ja kohaliku põliselanikuga, kes on juba 3 aastat Saksamaal või Belgias elanud. See tuleb tõenäoliselt ikkagi läänepressist, ma arvan, et meie omad lihtsalt kopeerivad seda, sest et võrreldes seda Eesti pressitaset, eks ole, palju neil ikka need kohapealsed korrespondente on, kes seal suudaks nagu vahetult seal mingi, ma ei tea, naabritega intervjuud võtta, eks ole, kes ta selline oli või kus ta oli. Põhimõtteliselt ikkagi läänele passi teabest. No eks tal ole ju omajagu õigus, on ju, sest üks normaalne inimene ei lähe ju teisi tapma, on ju, tal peabki mingi Kalle ju kuskile poole olema. Mingi Kalle, sa ei saagi öelda, täiesti normaalne sakslane läks kõik. Nüüd on siin veel üks kommentaar meil. Küsimusele lähenetakse, tähendab Kalju Mätik, Eesti Vabaduspartei Põllumeeste Kogu. Küsimusele lähenetakse natuke ühekülgselt. On veel üks asjaolu, mis on praktiliselt jäetud arvestamata. Eesti teisiti mõtlejad koostasid 1972. aastal ÜRO Peaassamblele adresseeritud memorandumi ja see algas sõnadega. Lähtudes sellest, et eri rahvuste olemasolu on inimkonna rikkuseks, et rahvuskultuuride vägivaldne nivelleerimine ja assimileerimine vaesestab inimkonda, et rahvuse, tema keele ja kultuuri säilimise põhitingimuseks on iseseisva rahvusriigi olemasolu ja nii edasi. Mao Zedongi ajal olid kõikidel inimestel seljas sama tegumoega samast materjalist riided, aga katsuge siin leida 2 inimest, kellel oleks täpselt ühesugune põhi. No milleks see siis vajalik on, miks see võiks kõik ühtemoodi olla? Eurovisiooni laulukontserdil või lauluvõistlusel on paljudel juhtudel võimatu laulu järgi ära mõistatada, missuguse riigi esindaja laulab. Ja võib kindel olla, et mida segatumad on rahvad, seda ühenäolisem on maailm ja mida ühenäolisem on maailm, seda rohkem on alkoholismi ja narkomaaniat. No nii, nüüd me läksime natuke teisele poole siin oma debatis. Aga sellele peab ka tähelepanu pöörama. Aga jah, et see assimileerimine ja rahvaste segamine on ka täna üks kindel oht, mis rahvusriike ohustab ja eriti väikerahvaid selliseid, nagu meie siin Eestis oleme. Ma tooksin välja veel ühe teema, ühe mõtte, mis seoses selle debati ettevalmistamisega ja juba natuke ka eelnevalt on arenenud just selle küsimuse alt, ikka selle nurga alt, et kuidas me peame ennast kaitsma, kuidas me hoiame ära, et nad ei tuleks siia. Eestis on teatavasti väga hästi välja arenenud viimase 10-15 aasta jooksul selline süsteem nagu naabrivalve. Ja tänasel päeval kellelgi ei olegi enam ei tekigi küsimust, kas seda on vaja, kas ta on õigustatud või mitte. Täna, kui on tekkimas ka Eestis selline uus olukord, kus iga nädal tuleb nüüd tõesti neid moslemeid siia juurde, tuleb igasugust ka, mis iganes, immigrante, kus nad parasjagu tulevad, neid järjest tuleb rohkem siia meie hulka juurde. Ja tegelikult Eesti on endiselt vaba kodanikuühiskond ja kas ei oleks nagu mõistlik hakata sellist rahva koondamist teatud isegi kui vaja ka patrullimise mõttes läbi arutama, läbi kaaluma selleks, et oma naabruskonda paremini tunda, et teada ikkagi tegelikult, kes seal elavad, isegi Tallinnas, eks ole, suurtes linnades on seda tõenäoliselt raskem teha, aga miks mitte, kui Tallinnas ka ongi patrullid tänavatel, sa lähed selle võõramaalase juurde, küsid, tere, kes sa oled, mis sa siin teed?
kust sa tulnud oled. See politsei ei tee seda iga kord. Aga kui naabrivalve toimib väga hästi meil täna oma kodude kaitsel, siis miks mitte arutleda ka sellise idee üle, et selline nii-ütelda a la rahvamaleva tüüpi patrullimissüsteem võiks ühe väikeriigi puhul ju päris hästi toimida. Me oleme nii väikesed, me suudaksime kontrollida. Kui politsei seda ei tee, siis tuleb rahval seda teha. No esiteks see patrull on juba ammu loodud nimelt Oodini sõdalased. Aga ühesõnaga see ei lahenda probleemi. Mis iganes kodanikupatrull või naabrivalve seda probleemi ei lahenda, sest sellepärast ei jäta moslemite sisse tulemata. Ega see kodanikupatrull seda moslemit ju maha ei löö ainu tänaval. Ega ta surmahirmu ei ole. Ja kui ta teab, et ta saab siit sotsiaaltoetusi ja asüüli, ta tuleb ikkagi. Sa võid ju tänaval ta juurde minna ja küsida, kes sa oled, mis sa teed. Ta viskab sulle ette enda rahvusvahelise kaitsepaberit, palun. Sisuliselt ta ei peagi vastama. Ja ei pea, jah, see on õige, jah. Aga tal niikuinii on ka olemas vastus on, et mingid paberid, vaid probleemi ainukene lahendus on asüüliseaduste täielik tühistamine, sotsiaaltoetuste täielik tühistamine. Marek. Kuidas, ma võin nii palju öelda, et ega see arvamusvestil ka, me võime siin rääkida ja vadrata ja ajada kõik maru tarka juttu, mis me siis teeme, siis fakt on see, et meie ei saa mitte midagi teha. See hakkab sealt ülevalt Toompealt pihta ja senikaua, kui need tegelased seal on, kes seal täna on, ei muutu mitte midagi, selles võite jumala kindlad olla. Ehk siis, okei, räägitakse täna presidendi valimisest päris palju. Presidendil siiski on natukene võimalus, kas või see erakorraliste valimiste väljakuulutamine viib see siis kuhu viib või mida iganes, mis on tehtud, kõik, kuidas inimesed hoiavad 10 küünega võimust kinni, et jumala eest mitte midagi ei saaks. Võib-olla veetakse neid immigrante ka sellepärast sisse, et endale valijaid tuua, kus meie seda teame. Tegelikku seda tagamaad ja köögi poolt meist ei tea mitte keegi. Aga fakt on see, et siis, kui hakatakse tegema mingisuguseid omakaitsepatrulle, siis on esimese asjana meedia küljes. See on joodik, see on varas, see on kriminaalkorras karistatud. Otsitakse kõige sellised mustemad tegelased välja ja lõpuks veel süüdistatakse teid riigi pööramises ja politseile mitte allumises ka takkatipu. Aga see on üks võimalus lihtsalt. Järelikult ei olegi mitte olukord, kui inimest peaks kaitsma see riik ja see valitsus ja kui ta seda ei tee, siis peab inimene ennast ise kaitsma. Mis meil siis on võimalus? Ongi see, et igale sellele kuradi ahvile vastu pead anda senikaua, kuni need annavad info edasi omakorda neile, et ärge tulge siia, siin eestlased peksavad. See on ainuke võimalus. Võtame nüüd läheb. Kui teistmoodi ei saa, kurat. Ma täiendan, see on väga õige tähelepanek ja vaatan, Eesti Vabariigis 1990. alguses see täpselt nii käiski. Ma meenutan teile, et Eesti ratifitseeris Genfi konventsiooni 1997, küll aga tegelikult tuli migrante moslemeid Iraagist seoses sealse Ameerika invasiooni 91. Tuli Eestisse juba ka tol korral, kuna asüüliseadusi ei olnud, võeldi need kõike illegaalidena ja pandi türmi. Ja lähtuvalt sellest läkski nende hulgas kuulujutt liikvel, et Eestisse pole mõtet tulla, siin pannakse vangi ja kõik. Ja see ongi see probleem, mida ma just rääkisin, asüüliseadus tuleb tühistada. Ja nüüd ongi, ma teen ühe vahemärkuse, tegelikult ütleme niisuguse väikse vahekokkuvõtte, mida ka Marek ütles väga selgelt ja ühemõtteliselt välja ja mida sa alguses kohe siia lauale panid, on see, et tõesti seadusi tuleb muuta, aga seadusi saab muuta siis, kui Eestis on poliitiline võim muutunud. Et veel kord, eks ole, et see rahvas, eks ole, mida me iganes saame teha siin demokraatlikus riigis, on see, et see rahvas lõpuks tuleb valima ja valib neid erakondi, kes tegelikult tõepoolest need seadused tühistaksid ja kaitseksid piiri ja teeksid kõik selleks, et mitte, et ainult need soovimatud immigrandid ei tuleks siia, vaid et see informatsioon leviks ka igasse Araabia ja Aafrika nurka, et nad ei ole siia oodatud. Andres Kross, Konservatiivne Rahvaerakond. Minul on selline küsimus, kas keegi oskab vastata, mina pole siiamaani aru saanud, et kõik need, keda iga päev tuuakse, igast iraaklased, süürlased ja nii edasi, millal nemad saavad selle kodakondsuse ja mida see endas sisaldab, et tähendab, millal nad on täielikult kodanikud valima näiteks Riigikogu valimistel osalema. Ja ütleme, praegu seadusandluse kohaselt kohalikel valimistel ei peagi olema nagu kodanik, eks ole. Aga näiteks ma mõtleme just Riigikogu valimisi, need samad, keda praegu sisse veetakse, eks ole, et mis aja jooksul nemad siis võivad hakata neid samu
inimesi nende poolt valima, kes neid praegu mahitavad siia. Kas oskategi vastata? Ei ole aru saanud. Et kui ma nüüd õieti aru sain, siis see Reformierakond paar aastat tagasi surus läbi seaduse, mille kohaselt antakse Eesti kodakondsus kõigile, kes on siin alaliselt elanud 5 aastat. Et kui tuleb sisse illegaal siia, et niipea kui ta saab ametliku elamisloa, 5 aastat pärast pass kätte, palun valis otsa. Ja mitte ainult Riigikogu valimistel, vaid juba kui sa oled siin residentsuse saanud, siis saab ka osaleda kohalikel valimistel, mida muuseas ka, eks ole, see on väga hea, et see teema tõusetus, sest jällegi Põhjamaades on see väga tüüpiliselt saanud üheks suureks probleemiks, et noh, nad on ju kõik lõppude lõpuks valijad ja loomulikult need erakonnad, kes vaatavad immigrantide häälte poole, loomulikult nad teevad kõik selleks, et need immigrandid tuleksid ja valiksid need seal Stockholmis või Malmös või Londonis, miks iganes. Nii, palun, seal, kes ei ole veel sõna saanud? Ma vabandan. Tutvustage ka ennast. Tähendab, mina olen üks nendest, kes teavad, kes on näinud lapsena Hitlerit ja kes teab ka seda olukorda. Pagulasi ei toonud see naine, vaid tõi Hitler siia. Lapsed ja vanemad emad kartsid rääkida sellest, mille pärast. Sellepärast, et Stalin rääkis, kõik, kes olid vangis, olid reeturid. Ja siin on ka nende pagulaste lapselapsed ja mõned nendest ei oma sinist passi, kuid nemad on juba 3. elanikkond. Kuidas sakslane tegi? Ema, kellel oli 5-3 last, tähendab, ja eriti, kui ta oli siin sündinud kusagil Peterburi ja Tallinna vahel, kõik toodi Eestisse. Ta oli ühes linnas, pärast oli teises, siis oli 3. linnas. Ja nüüd on sedavõiselt päris mitut inimest, ma tean, kes siiamaani on hundipassiga, ma teistmoodi nimetagi seda halli passi. Öelge, mida te nende järeltulijatega nüüd tegema hakkate, kes te Riigikogus on? Eesti on muideks selle halli passi ja mille pärast, teate, see küsimus läheb Reformierakonda. Ütlen, ja mille pärast 2002 teie olite need, kes rikkusid selle seadus ära. Aastaarvud mul seisad väga hästi peas. Meil pole ühtegi Reformierakonnast. Meil ei ole ühtegi Reformierakonnast. Ei ole Reformierakonnast. Ei ole. Me kõik on Reformierakonnast. Vales tegid. Eestis ma olen õiges, aga küsisin, et kes see mees on ja kõik kõrvalistujad ütlesid, et Reformierakond ei ole. Ei, ma teen talle ära. Rahu, lähme nüüd, tuleme teema juurde tagasi. Ma muidugi ei teadnud, kuidas see reformi siia sattus. Nii, palun rahu, me oleme nüüd siin konstruktiivsed. Aga hea küll, teate, kui ma kogemata teile esitasin, siis öelge, kuidas me selles situatsioonis peaksime välja tulema. Tähendab, et ma just ütlesin, et see seadus oli väga halb, mis vastu võeti, kõikidele kodakondsus anda. Ühesõnaga, neile ei tohi kodakondsust anda enne, kui nad on kompetentse keeleeksami ära teinud ja truudus pandud põhiseadusele. Et mina pooldan igasuguse okupatsiooni eitamise kriminaliseerimist. No ma arvan, et need pagulased, kes tulid siia Hitleriga, tuleb ikka omadeks teha. Tuleme tänasesse päeva tagasi, sõbrad, nii see taga on uuesti härral küsimus, palun, härra Kohvi. Ühesõnaga, paar kommentaari. Esiteks muidugi neid praegu neid pagulasi palju vähem kui need hallivatimehi või hallipassimehi siin, eks ole. Ja kes on palju suuremaks ohuks siin. Teine asi on see, mis puudutas neid Ingerimaa ingelasi. Neid ei toodud siia, vaid neid viidi läbi Eesti, viidi Soomesse, läbi Looma. Ja veel üks asi, naabrivalgast, eks ole. Kui mäletame vabadussõda, millal tuli pööre vabadussõda? Siis, kui lubati maad. Eestlane on kaitsmas oma maal omandit, eks ole, isiklikku kapsaada. Aga senikaua, kui kaitstakse mingit abstraktset asja, siis eestlane vaatab, kuidas ta paremini hakkama saab. Jah, täna. Korraks ütlen, et ega eestlane ei kaitsegi oma maad. Eestlane ei liiguta ennem enda jalgu, kui teda isiklikult mingi asi kuskilt tagant purema ja senikaua ta ütleb, mina käin tööl, las nad olla, mind oli häiri, aga siis, kui häirima hakkab, siis on hilja. Mitte oma maad, vaid oma kapsamaad. Oma kapsamaad, jah. Palun, Elle. Elle Kullerkupp, EKRE.
Minu meelest on praegu kõige suurem oht topeltkodakondsus, mis meid ohustab, et peavoolupoliitika praegu täiesti jõuliselt ajab seda teemat, et topeltkodakondsus tuleb anda siis nendele inimestele, kes satuvad nüüd siia elama, mis iganes perekonnaga või kuidagi järglased, et see on nagu kõige suurem oht, et see on jälle see, et mitte kodanikud, mitte südamega Eesti inimesed, mitte eestlased hakkavad meie riigi asju otsustama. Siia tuleb piir panna väga jõuliselt. Neil on vaja seadustada see seetõttu, et juba Riigikogu liikmete hulgas on topeltkodakondsusega inimesi. See on pigem. Ja mitte ainult muidugi, see on õige tähelepanek, et seda jällegi, see on huvitav, kuidas seda meedias presenteeritakse, et seda pigem presenteeritakse justkui tahetakse siin ulatada käsi meie vene elanikkonnale, aga tegelikult on seal taga hoopis teine plaan ja suurem plaan ikkagi selle massiimmigratsiooniga anda see kodakondsus kiiresti ja mugavalt seal halli passiga ei olegi paljud huvitatud sellest Eesti kodakondsusest. Ei ole. Neile anti lisakohustused, peaks Eesti sõjaväes teenima, eks ole. Praegu neil on täielik reisimine Euroopas, viisavabadus Venemaaga, töövõimalus Euroopas, milleks neile veel mingisugune Eesti kodakondsus? Ei anna neile mitte midagi. Noh, ütleme juurde. Ainult nii palju, et võib-olla inimene peaks armees teenima. Hall pass muidugi on Eestis ka nagu üldse maailmas ainulaadne. On kuskil veel sellist asja? Minu teada ei ole. No ja praegu võib-olla see hallipassi teema ei ole ka tänase meie debati teema, et ikkagi tänane debatt on kutsutud ellu selleks, et leida neid võimalusi ja lahendusi, kuidas ära hoida Eestis soovimatut immigratsiooni, kuidas hoida ära selline olukord, mis on tekkinud Soomes ja teistes Euroopa Liidu riikides, kus on tuhandeid, kümneid tuhandeid, sadu tuhandeid uusi immigrante sisse tulnud Araabiast ja Aafrikast, keda enam välja ei saa. Et need ettepanekud, mida on siin aasta jooksul erinevad opositsioonierakonnad, ka sihtasutus Euroopa Rahvusrinne teinud alates tõesti Euroopa Komisjoni presidendist Jean-Claude Junckerist ja Angela Merkelist, kellele me oleme kirjad saatnud, vihjates sellele, et Euroopa pagulaspoliitika, mida peale surutakse rahvusriikidele, on ebaseaduslik. Ükski Euroopa Liidu leping sellist asja ette ei näe. See on maailma suurim viimase aja demagoogia, kui öeldakse, et see on Euroopa aluslepingutes sees, räägitakse mingist solidaarsuse klauslist ja see solidaarsuse klausel, ma olen ise selle viimase Lissaboni lepingu väljatöötamise juures olnud. See solidaarsusklausel ei tähenda absoluutselt mingisugust seost immigratsioonipoliitikaga, sest immigratsioonipoliitika on iga liikmesriigi enda otsustada täpselt nii nagu maksupoliitika. Ja noh, see vale, see suur vale, see demagoogia, et Euroopa Liidu aluslepingud seda nõuavad, see on täielik vale ja me oleme sellele tähelepanu juhtinud. Me oleme 2 korda kirjutanud Jean-Claude Junckerile, me oleme isegi 1 korra seal vastuse saanud, küll väga pooliku, me oleme kirjutanud Riigikogule, me oleme kirjutanud Vabariigi presidendile avalikke kirju. Tegelikult ütleme nii, täna võib öelda nii. Eesti tänane juhtkond alates presidendist kuni valitsusest, valitsuskoalitsioonist ei ole teinud mitte midagi selleks, et vastata, et pöörata tõesti näoga rahva poole, nende 60 000 inimese poole vähemalt, kelle allkirjad on meil 2 erakonna poolt kokku kogutud, kes on nende pöördumistega välja tulnud nii oma juhtkonna poole palvetega Eesti riiki päästa sellest ebaseaduslikust invasioonist, ebaseaduslikust immigratsioonist, siis noh, ongi nüüd küsimus see, et aasta on mööda läinud ja mida me ootame nüüd? Ootame veel 1 aasta, noh tänaseks on 36 siis sisse võetud sellest 550-st, pluss igasugused muud vabalt sisse liikuvad immigrandid seoses Euroopa vaba liikumise õigusega, sest pool Mustamäed on ikkagi väga, vähemalt teatud osa Mustamäest on väga kirjuks muutunud selle vaba liikumisega seoses. Et noh, kaua me nüüd siis nagu veel laseme sellel asjal edasi minna, et aasta pärast, kui me oleme siin arvamusfestivalil, siis noh, me ei loe enam, eks ole, 36 inimest, vaid siis me peame lugema veel ja veel ja veel suuremaid arve. Et noh, kui Eesti rahvas väga selgelt ei leia endas jõudu ja ei tule nende liidrite taha, kes täna selle asja vastu seisavad,
siis ühel hetkel on lihtsalt liiga hilja hakata asja ajama või siis läheb asi väga radikaalseks ja kõik need õudsed asjad, mis me näeme siin vanas Euroopas juhtumas, hakkavad ka meie tänavatel juhtuma varem või hiljem ja meil on ka tegelikult esimesed terrorismi ohvrid täna oma rahva seast ka kahjuks paraku olemas, et võib-olla tuleb sellest kookonist välja tulla ja tõesti tulla välja uute, võib-olla ka ebakonventsionaalsete ideedega, et üks asi on see seaduste muutmine, et see kõik võtab aega. Meil ei ole aega, sest iga jumala päev tuleb neid immigrante siia sisse juurde ja see invasioon Euroopasse toimub igapäevaselt. No ka praegusel kellaajal ma olen täiesti kindel, et tuleb neid laevadega nii Kreekasse, Itaaliasse kui Prantsusmaale ja meile võib-olla siin Paides, siin turvalises keskkonnas me ei taju seda. Aga me peame oma silmad lahti tegema, kui me ei tee seda täna, siis homme on hilja. Nii, palun, seal on üks küsimus. Taavi Ema ja Vabakuulajale Eesti Jalaerakonnas. Miks te ütlete, et Euroopas need kuriteod ohtlikumad on? Võtame vägivallakuritegude statistika. Eesti on alati ees sellest vana Euroopaga võrreldes. See, et meil need islami kuritegudest kogu aeg räägitakse, ei tähenda seda, et meil siin sama asi ei toimu. Lihtsalt me ei räägi sellest siin. Ei, see on tõsi, aga kas see, et meil on kuritegevus juba olemas, tähendab, et me peame seda rämpsu veel igast maailma otsast juurde vedama? Miks me seda rämpsuks nimega? Mis see on? Aga mis see on? Samamoodi inimesed. Need on desertöörid, kelle kodus on sõda, nad peaks oma kodu kaitsma. Nad on desertöörid, kõige tavalisemad desertöörid. Vanasti lasti nad seina ääres maha, kui sul on kodus sõda ja sa lähed jooksed minema. Kui palju teise maailmasõja ajal Rootsi ja... Ära seleta suhtust lugu mulle siin. See, kes lugenes Rootsit, see on vaata. Need moslemid on selle sõja tekitanud oma kultuuriga. Meie inimesed ei tekitanud. See on heterogeensus, mis tekitab kõik moslemid on selle tekitanud. Teise maailmasõja tekitas kristlik kultuur. Nende sõda, nende kodus on nende sõda, mitte meie sõda. Ära too seda siia Euroopasse. Aga Eesti sõjaväelast olid Afganistanis, kus me ka üritasime aidata seda riiki. Kas sai viidud see? See ei ole siis meie sõda. See ei ole meie sõda. See ei ole meie sõda. 80-ndat USA ja Venemaa olid need, kes on sõda alustasid. Enne seda oli Iraan väga progressiivne riik. Võtame nüüd toone maha, et... Ükshaaval. Lihtsalt teist usku. Et see on õige, et Iraan enne seda Mossadeki riigipööret, mille see tegi siia oli tõesti vähekene progressiivsem. Sellest alates on toimunud allaminek. Kes see sõja alustas? Kas nemad või oli see kristlik maailm? Ei, see on nagu ikka mina. Olge vaikid korraks. See, et Ameerika sinna tol korral sekkus ja see, et see vähekene asja mõjutus on küll tõsi, aga lõppkokkuvõttes vaata, kui palju Ameerika sekkus omal ajal Saksamaale, teist maailmasõda. Ka sakslased olid alati rahvast, seal ei sekkunud terroriste. Jaa, Saksamaa kaotas. Seal ei lõpeta seda mitte kumbagi poole võiduga, seal ei islami maailma probleemid on ennekõike tingitud nende enda religioonist, mitte USA sekkumisest. Ma nüüd moderaatorina võtan sõna õiguse korraks üle ja veel kord ütlen veel ühe asja, mida ka läbi Eesti meedia on püütud siin rahvale suure tõena nii ütelda kuulutada, on see, et no näete, eestlased juba läksid teise maailmasõja. Läksid muidugi, aga me läksime oma kultuuriruumi. Moslemid võiksid ka minna oma kultuuriruumi, sest ta on maailma... Aga kuidas nii? On väga turvalisi riike nii Araabia maailmas kui ka Aafrikas, eks ole. Aga nad ei võta vastu, ei saa sinna minna. Aga mis meie siis peame võtma? Meie oleme inimesed. Me peame ahvil vastu võtma, me oleme inimesed. Võtame toone maha, et tegelikult me oleme... Nemad on korrad. Mul ei ole isegi veeklaasi. Aga äkki nad ei taha selle heterogeensusega seal omale jama lasta korraldada, äkki võib niipidi olla? Ei, võib olla nii absoluutselt hea. Aga miks meie peaksime laskma inimestel lihtsalt sellepärast seal surra, et meie tahame... Kes seal sureb siis? Kas sa tahad öelda, et kui meil tuleb sõda, siis me paneme kõik siit jooksu või? Päris palju paneb siit jooksu. Tänapäeval kinni. Eesoosugunud on kindlasti. Sinuga on ju. Kui Türgis turvalisem on, siis lähevad inimesed Türgi. Sina oled selline, kes paneb enne jooksu juba. Nii, et me on ikkagi... Räägi ükshaaval. Ükshaaval ja ma ütleksin nii, Riigikogu paneb raudselt jooksu.
et see, igast vasakpoolsed ja sellised. mina olen Eesti kaitseväes reservväelane, miks ma peaks jooksu panema siin? no ma ei räägi aga ma küsin, miks need süürlased seal siis jooksu panevad? Mis neil viga on? Ebaturvaline. Seal on ju täiesti... Aga miks sa mees oma kodu eest ei võitle? Mis on viga? Puudub organiseeritud vastupanu. Aga siin nad organiseerivad selle või? Pole reservväelane, tule minu juurde, ma olen ka reservväelane, me pärast pole rääginud. Ma olen ka reservväelane, ma tulen ka pärast räägima. Kõik lähevad püsti, kes on reservväelased? Kogunege kõik. Väga tubli, kes on kaitseliitlased? Kogunevad. No nii. Kell 5 on kogunemine. Aga veel kord, et teeme siin korraks rahulikult vahekokkuvõtte, et tõepoolest ma tahtsin öelda seda, et veel üks suur demagoogia, mida Eesti meedia rahva hulgas on venitanud, on see, et näete, eestlased ka läksid ära, aga me tõesti läksime oma kultuuriruumi. Täpselt samamoodi võiksid tänased põgenikud, tõesti seal võib olla sõjapõgenikke, neid naisi, lapsi, kes vajavad kaitset, rahvusvahelist kaitset, aga nad peaksid seda rahvusvahelist kaitset saama eeskätt oma kultuuriruumis. Ja teiseks... Seal on mingi rohkem inimesi vastu võtnud küll endal elanikke. Kes? Milline riik? See ei vasta tõele. Te olete täielikult Eesti meedia mõju on, see ei vasta tõele. Ja täpselt samamoodi, need 100 000 aafriklased, kelle numbreid me siin selle debati alguses nägime, sest rahvast on väga palju juurde tulnud, need miljonid, kes Aafrikast praegu tulevad lihtsalt iga päev Euroopasse. Nad ei põgene seal mingi sõja ees, nad lihtsalt põgenevad sealt sellepärast, et nad on kuulnud, et Euroopas on avatud uste poliitikad. Merkel on öelnud, et tulge kõik Euroopasse ja siin ei ole tegemist mitte mingisuguste sõjapõgenikega ja meil Eestis ei ole mitte mingisugust kohustust vastu võtta neid horde sealt Aafrikas. Nad ei ole siia oodatud ja me peame seda väga selgelt ja julgelt ütlema välja. Nii, aga nüüd siin on järgmine noormees. Mina Rauno Veske, et kui Kristiina Ojuland toonitab, et see on debatt ja siis üks inimene tõuseb üles, toob teise arvamuse, siis on kohe kõik püsti. Kurat, mis mingi rahvareetus oled, vaadake peeglisse, mis toimub. See on debatt. Ongi debatt tähendab. See ongi debatt. Üks mees tõuseb püsti, saad kohe sõimata. Järelikult ta ei ole tasemega ma arvamus. Aga kui arvamus on adekvaatne, see ei tähenda, et tuleks maha lahendada. Ja üks asi veel, et kui siit kesklinna poole minna, üks mustanahaline oli seal. Ja ma ei tea, ei tulnud väga ausatune, kui siin üks härra ütles, et nagu tõmba minema siit. Kuidas te saate siukseid asju öelda? Et musta tõmba minema? Rahu. Kes ütles sellise ütlesite, ahvid, kasutas sõna ahvi. Ja siis siuke pime viha teist värvi inimeste vastu. Kust see viha tuleb? Kas teil oli, ütleme, et üks Iraagi perekond tuli Eestisse nüüd? Kas see tohe mingi hirm, et äkki nad tulevad lapsed, kas nad üles tulevad vägistama teie lapsi või? Kus see, ütleme, et nagu... Ma saan aru, ma mõistan ohtu, et Kesk-Euroopas toimub väga inetuid asju. Aga see, et üks mingi perekond on mingi... Saad aru, eelmine aasta sündis 3 kuuga Türgi pagulasraagis, kus oli 2,3 miljonit inimest. 3 kuuga sündis 66 000 ja kõik on terroristid ja vägistajad. Nad ei ole kõik Ma räägin sulle sellest, aga mis siin saama hakkab? Kas sa sellest saad aru, mis siin saama hakkab? Kas teate nostad raamus või? Sa tead, kohe läheb kõik pimedusega löödud. Ma mõtlen, et ei saa lahkuda nii. Ei saa lahkuda. Las ta räägib ära. Ei saa lahkuda. Kõik on halvad. Palun ükshaaval. Ma saan aru, teema on väga emotsionaalne. Nii, me kuulsime siin arvamust. Lubage, ma olen moderaator. Me kuulsime siin seda arvamust, et need inimesed, kes Eestisse on tulnud või ka siin nüüd nende järglased, kes siin sünnivad, et nad a priori ei kujuta meile ohtu tänases seisus. Nii, sellega võib ka nõus olla teatud määra nii, kui see number on teatud määra nii. Aga millest me siin täna räägime, on see, et see on uste avamise poliitika. See on täna, me oleme siin, kus võib-olla Soome oli 20 aastat tagasi. Kui me täna siia kätt ette ei pane ja ütle ei, me ei tule siia, siis me oleme ise mitte 20, vaid 2 aasta pärast seal, kus on Soome täna. Ma vastan nüüd talle.
Süüriast pärit moslem, kes õpetab Saksamaal Göttingeni ülikoolis, ta on professor, ta ütles ka välja need numbrid, et moslemitest on terroriste ainult 3–5%, et see on tõsi, et see on väike number, aga kõik need ülejäänud on meile sotsiaalne koorem, sotsiaalne dumping, see murnab meid majanduslikult igatepidi. Ma olen nõus, aga kui jutt on see, kui tulevad välja õppinud mehed, see on nagu, et tulevad tööle, siis ta ei ole probleemi. Oot, see on õige, aga Süüria, Saksamaa haridus, see ministri nõunik ütles ka välja ilusti, et Süüriast, kes praegu tuli Saksamaa, 2/3 ei oska lugeda ega kirjutada, kus tööle sa nad paned? Saksamaal on sellest... Palun ükshaaval, palun. Mul on 2 juttu. Toomas Paegoja, Rüüa. Et Saksamaal sellest eelmisest portsust eelmisest aastast, kes sinna kohale tulid, olid võimelised tööd tegema 50 inimest. Ülejääntega läheb umbes 5 aastat aega, et nad saaks mingi koolitus, et nad suudaks midagi teha. Nad oli elus töötanud. Nii, Mustamäel elan kõrvalmajas, kus neil on seal elavad. TTÜ-ühikas või? Ei, seal on akadeemia TÜ-ühikad, mitte TTÜ-ühikad. Et sa ei ole kursis. Seal on niimoodi, et on 2 peret, kus on 20 inimest ja kui nad sul öösel 3:30 Allahi poole hakkavad pöörduma, siis ei saa seal majas elada. Ma olen nõus. Ja, nii, järgmine teema. Järgmine, siis nad lärmavad nii kõvasti. Järgmine teema. Ma elan ka Mustamäel, mul on samamoodi naaber, peab pidu iga reede õhtu kella 4, ma ei saa samamoodi elada. Kutsu politsei. Kutsu politsei. Ja seal majas käib iga päev politsei. Nii, ja teine teema on see, ja siis nad nõuavad, et kus on teil tüdrukuid, meil on tüdrukuid vaja. Ma tean, purjusmehed teevad samamoodi. Aga kui nad veel jooma hakkavad, mis siis toimuma hakkavad? Kuule, ma ei aru, et miks sa tood kogu aeg seda halba esinemist meile, ma ütlesin juba sulle. Miks teie toote kogu see esile seda halba, mis nad on meile igas mõttes kahjulikud, nii majanduslikult kui julgeolekulikult. Täiskasvanud inimene ajab lapse juttu. Kui sulle ja teie väide, et sa oled nad ei too ainult tulevad inimesed, kes oskavad ja tahavad tööd teha. Meil ei ole neid vaja, sa tahad, et nad tulevad, võtavad neid töö ära või? TTÜ-s on päris palju tudengeid, samamoodi moslemimaadest ja islamuskus, nad toovad ainult halba esile. Aga mida nad sealt toovad? Mida nad sealt toovad? Poliitilised tööjõud. Ja loodame, et nad lähevad koju. Vasta, miks me loodame, et nad koju tagasi lähevad? Vasta küsimus. Kõrghariduse jääb Eestisse. Vasta küsimus. Ma ütlen, üliõpilane lõpetab koolis ära, saab hariduse, tuleb Eestisse tööle, läheb Eesti Energiasse tööle. Haritud tööjõud, see on väga kasulik. Teil endal on ka, et me saab sama töö kaotada. Ei ole. Tase ei ole nii kõrge, kui te seda see ei ole see ei ole see vaid. See ei ole. Rahu. Väide, vastus. Mida? Ma olen rohkem elus näinud, kui teie olete. Ma usun ka, aga oled sa teil üks inimesega rääkinud? Tänapäeval ta persa. Rahu, mis siis nüüd on? Paneme poksikindad kätte või saame suuga hakkama? Ma olen välismaal elanud rohkem kui teie, ma arvan. Kui üks räägib, siis teine ei karju vahele. Nii, tubli. Ja järgmine pool tundi nüüd niimoodi. Austame teiste sõnavõttu. Siis see näitab, et kummalgi poolel ei ole otsustavat ülekaalu. Ja kui me nendel headel ja tarkadel inimestel laseme sealt ära põgeneda, siis me tugevdame sellega vastaspoolt. Ja ma toon veel lõpetuseks veel ühe momendi sisse, vahepeal läks väga emotsionaalseks, et ikkagi kui me räägime islami invasioonist Euroopasse, siis me ei räägi sellest lihtsalt abstraktses mõttes, vaid see on reaalne ISISi ehk islamiriigi poliitika, see on nende eesmärk. See ei ole ka mingi saladus, et aastaks 2040 on neil väga selge plaan Euroopa islamiseerida, nagu ilmselt enamik teist siin teab, Lõuna-Prantsusmaal näiteks Provence'i piirkonnas eriti on mošeede arv kasvanud viimastel aastatel väga jõuliselt ja mõnedel andmetel on neid isegi rohkem kui kirikuid. Et islamiseerimine Euroopas on täna alanud ja see on ka üks väga selge oht, julgeoleku oht, mitte ainult
füüsilises mõttes, vaid vaimses ja kultuurilises mõttes Euroopa rahvastele, eriti sellisele rahvale nagu meie, väike Eesti, kes me oleme. Et meil on täna võimalus hoida Eesti puhtana, valgena, põliseurooplastele turvalise paigana, kus elada, kus ei oleks islamil ruumi. Rahvusliku erakond on tulnud välja kevadel mõttega, et Koraani avalik kasutamine peaks olema Eestis keelatud ja õnneks on täna veel Eesti see riik, üks väheseid riike Euroopas, kus tegelikult mošeed ei ole. See ei tohiks mitte kunagi, see on niisugune kõik mošeed, aga noh, ütleme sellises klassikalises mõttes see, mis on Tallinna lennujaama juures on, ka noh, seda on võimalik veel, ütleme, sulgeda. Aga kui me kuuleme seda, mis Lätis Islami kultuuriseltsi juhataja imaam ütles eelmise aasta kevadel, ma võin selle kuupäeva võlgu jääda, see muuseas käis ka meie Delfis läbi, siis Lätis islami kogukonna pealiku sõnum oli see, et aastaks 2050 peab olema Läti moslemiriik ja ma küsin, kas see on see, mida me täna siin tahame. Paljud muhamedlased hakkavad kristlasteks. Nii, nüüd on seal taga veel teile, palun ära. Kui me räägime islamist Eestis, me ei tohiks ära unustada, et siin on tatarlaseks on üks, 200 aastat siin elanud. 1500 tükki on neid. Jah, ja nad austavad oma islamit, nad austavad Eestit ja me ei ole neid üldse tähele pannud. Neist ei ole Eesti loomunud. Küll on need, kes tulevad araablased. Jah, ja teine asi, mis ma tahtsin öelda. Minul on üks Ghana doktorant. Ja temaga oli kokkulepe, et ta läheb sinna tagasi. Ja nii see ilmselt praegu tundub. Ja mul ei ole temale mitte mingit pretensiooni. Aga need, kes tulevad siia harima, eesmärgiga ainult parasiteerida, neid me ei pane. Ja teiseks, kas meil on tööjõupuudus? Meil on pigem tööpuudus. Ei ole ju. Väga tugev tööjõupuudus on tõesti. Miks inimesed on? See on ainult kõrget kvalifikatsiooni, et nõuvad erialadena tööjõupuudust, aga need kirjaoskamatud ei tule ju siia insenerideks ometi. Tööjõupuudus on ka väga lihtsatest klienditeenindusaladel. Aga see on see elaniku võimaldab miinimumpalk. Läheme nüüd küsimused, vastused või arvamused, et me oleme arvamusfestivalil, ma tuletan meelde, meil juba meenutab see asi Novgorodi veetšet, aga tuleme konstruktiivse debati juurde tagasi, et kas panelistidel nüüd, kuna meil aeg hakkab lõppema, võib-olla teeksime niimoodi, et annaksime panelistidele varsti lõppsõna, kui nüüd veel rahva hulgast ei ole mingeid mõtteid, ettepanekuid või vastulauseid ja palun mitte üksteise peale karjuda. Nii, kui ei ole, siis lähme siis panelistidega kokkuvõtete tegemise juurde, et kuna ma alustasin Triinust, siis ma võib-olla alustan praegu Maaretist, kuna sa nagunii sõna tahtsid, nii et ole hea. Tahtsin nagu seda öelda, et tegelikult on üks suur segapudru ja see asi ongi nagu emotsioonide peal üles säädnud. Küsimus ongi emotsioonides. Ühest küljest räägitakse sellest, et tegemist on pagulastega ja teised mõtlevad seda, et selle pagulusega kaasneb immigratsioon, kus tulevad sisse igasugused muud soovimatud jama, seal on terroristi sees, seal on ma ei tea keda iganes veel sees. Ja siis lähemegi seda teed, nagu Taavi ütleb, et aga me lähme ja räägime ja valime neid või Kaljurand ütles, et me läheme räägime igaga eraldi. Lõppkokkuvõttes ega neid pagulased polegi palju toodud. Ja pagulase eesmärk ongi võib-olla tõesti, et ta tulebki, saab varju, saab enda pagulase staatuse, lõpeb ära mingi aeg, kodumaal olukord normaliseerub ja ta läheb koju tagasi. See ei ole täna probleem. Probleem on selles, et inimeste pead on sassi aetud sellega, et räägitakse mitmest erinevast asjast ühe mütsi all. Ehk siis mina olen täiesti nõus sellega, et võib-olla ei saakski siduda pagulust ja terrorismi ja kõike seda omavahel, kui me lahkame nüüd nagu täpselt kõik need asjad lahti ja läheme seda teed. Aga küsimus on emotsionaalne ja see oli siin ju praegu näha täiesti, et vot nad tulevad ja nad ei too samas mitte midagi head. Aga piirid on lahti. Ja lõpptulemusega mina tahan lihtsalt öelda enda tänase sellise olemise kokkuvõtteks seda, et mida peaks nagu Eesti tegema, et siin oli ennem konkreetselt küsimus selles ja ma ei saanud sellele vastata. Mina näen ainult ühte võimalust, mida peab Eesti tegema.
inimesed ei saa midagi teha. Praegu on presidendivalimised. Oleks jumala eest valitakse Eestile õige president, kes kutsub esile kõik muu reaktsiooni, võtab maha need tegelased, kes on täiesti, ütleme, et 20 inimesest võib-olla 2 kuulanud on ja olekski asi lahendatud. Muud tulemust või muud olukorra lahendust ma ei näe seal. Me võimegi karjuma jääda siia telgis kõik, et sina oled jobu ja sina oled jobu. See ei vii mitte kuhugi. See ongi emotsioon, see olukord ongi emotsioonide peal üles säätud, et sorry väljendusest, aga et teiesuguseid vendasid mõjutada. Lugege vähem Delfit. Aitäh. Nii, järgmisena siis... Ma olen rohkem lugenud, kui sa raamatuid näinud oled. Mina tahaksin veel kord selgitada seda lugu, et lõpetuseks, et no kurjam küll, no tõesti kurjam küll. No vennad, kes tulevad siia, harjuvad Allahi lugu. No kuidas sa kurat saad, kus on sul see ajukääru taga see koht, kus sa hakkad kummardama mingit raamatut, kelles on juttu ühest mehest, kes on kõige räigemal moel olnud pedofiil. Sellega on minu jaoks nagu see islam läbi kõik. Mul on usuga üldse oma teema, mul on usuga. Teate, hakake iseendasse uskuma. Parim lahendus. Kirjeldati mingisuguse raamatut, kus on mingisugune müstiline isik ja kes seal mingit... Ärge palun segage vahele. Aga inimesed, need miljardid, usud on üle miljardi, 1,3. 1,6 praegu. 1,6. Kes on otsustanud hakata järgima mingit venda, kes oli pedofiil. Ma ei saa neid kunagi väga tõsiselt võtta. Ja Georg, ole hea. See on väga õige tähelepanek, natuke täiendaksin Triinu. Islam sündis millest sellest, et üks tegelane nimega Prohvet Muhammed aastal 610 kuni 632 sai Araabia kõrbes ilmutusi peaingelt Ibrahimi käest, kelle hinnangul oli maailm sattunud valele teele ja tema ongi prohveti ülesannest andnud inimene justida tagasi õigele teele. Ta oli pedofiil, ta oli lastevägija, ta oli kirjaoskamatu. Et jah, et need inimesed, kes seavad oma samme tema järgi, tõepoolest ei saa olla väga adekvaatsed. Need on, võiks lausa öelda, vaimse kõrvalekaldega inimesed. Islam ei ole mitte ainult religioon, vaid see on tagurlik vaimne süsteem. Need, kes sellele anduvad, ei kuulu meie ühiskonda, ei sobitu siia ja meie ei ole vastutavad nende probleemide eest, mida nad on ise endale tekitanud enda luuluse käest vaevleva prohveti kummardamise läbi. Meil on olemas tervest Lääne-Euroopas multikultuurne kogemus. See on õudusunenägu, kõige õudsam asi, mis ühiskonnaga juhtub, ja meie ei taha seda ja kõik nägemist. Nii, sõbrad, debati aeg on läbi. Ma tahan öelda seda, et me oleme täna siin selle debati esile kutsunud sellepärast, et me usume selles, et Eestit on võimalik veel päästa, et Eesti uksed on võimalik sulgeda ja et Eestis saaks tulevikus ka 100 aasta pärast Eesti rahvas elada normaalselt omas valges riigis, kus me ei peaks käima külg ees kusagil või kuskil mingi võõra kultuuri või võõra religiooni taktikepi järgi elada. Ma ei oleks täna siin teie ees, kui ma ise sellesse ei usuks, et Eestis on võimalik asju muuta ja me oleme valmis. Õnneks on Eestis olemas sellised mitte ainult poliitilised parteid, vaid ka on tekkinud MTÜ-sid juurde ehk siis tõelised rahvaliikumised, kes seisavad vastu tänasele valitsuse poliitikale ja kes panevad need Eesti uksed kinni. Aitäh teile selles debatis osalemise eest ja tänaseks on debatt lõppenud ja nüüd on vaba mikrofon. Mida kõik saavad teha, olenemata erakondlikust kuuluvusest või mitte, on see, et näiteks oma tutvusringkonnast, sugulasseltsist ja kõik mõttes välja lülitada kõik, kes pooldavad liberastiat, tolerastiat, pagulasi, nende mahitamist, inimkaubandust. Ja valige ja hääletage ikka nende erakondade poolt, eks ole, kes seisavad immigratsioonile vastu. Aga see on see, mida saab teha kohe. Töökaaslasi me ei saa valida, ütleme, naabrid me ei saa valida. Aga me saame valida oma sõpruskonda, me saame valida sugulasi, kellega me läbi käime. Ja jäägu nende inimkaubanduse pooldajate osaks üks rahvapõlgus ja vaen. Ja aitäh veel kord Georg Kirsberg, Triin Raidmets ja Marek Tohu, aitäh teile!